Millised on Eesti Erametsaliidu seisukohad ja meetmed Natura erametsanduse toetuse jätkumise osas peale 2013. aastat? No hetkel on see Natura toetuse tulevik on mõnevõrra lahtine. Küll me teame, et selle meetme tulevik otsustatakse tõenäoliselt Vabariigi Valitsuse tasandil. Ja hetkel on nüüd laua peal 3 võimalikku stsenaariumi, millest siis esimene on see, et Natura meede jääb tulevikus ehk siis kuni aastateks 2014 kuni 2020 ja puhtalt siis maaelu arengukava raamidesse ja selleks kasutatakse siis maaelu arengukava vahendeid. Teine variant peaks olema see, et meede jätkub maaelu arengukavas, aga siis seda kuni aastani 2017, peale mida siis meede liigub riigieelarvesse. Ja kolmas alternatiiv on siis see, et meede jääb puhtalt riigieelarveliste vahendite peale. Ja ma täpselt ajagraafikut hetkel ei tea, ma tean, et valitsus on neid 3 alternatiivi arutanud, aga millal nüüd valitsus otsusteni jõuab, seda on võib-olla mõnevõrra raske öelda praegusel hetkel. Aga tõenäoliselt see otsus peaks varsti ka tulema, seepärast, et uus periood on ikkagi üsna peatselt algamas, et 2013 on käimas, 2014 peaksid juba tegelikult enamus toetusmeetmeid olema juba paigas. Ja endiselt meie oleme seisukohal, et see toetusmeede kõigepealt kindlasti peaks jätkuma, tõenäoliselt see jätkub, aga leiame, et seda tuleks ikkagi ennekõike finantseerida maaelu arengukava raames, kuivõrd Natura võrgustiku näol on tegemist ikkagi Euroopa Liidu algatusega ja maaelu arengukava finantsilised vahendid on 75% ulatuses Euroopa Liidu ühisraha ja me leiame, et kõige mõistlikum oleks Euroopa algatuse jaoks kasutada ka Euroopa Liidu vahendeid, mida siis põllumajandusminister arvab, et võib-olla pigem ei võiks teha, et võiks pigem kasutada riigieelarvelisi vahendeid. Kellega nüüd Erametsaliit siin dialoogi on sunnitud pidama või on dialoogi pidanud kas Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi või veelgi 3. osapoolega? Eks me oleme dialoogi pidanud mõlema mainitud ministeeriumiga ja oleme ka dialoogis olnud mõningate partneritega, kellele samamoodi see Natura toetuse meetme tulevik on oluline. Pean silmas siis ennekõike Keskkonnaühenduste Koda, kes samuti soovib siis selle meetme rakendumist näha just läbi maaelu arengukava. Ütleme, need diskussioonid on tänaseks laias laastus peetud, et jääb üle oodata, et mis valitsus otsustab. Loodetavasti valitsus teeb mõistlik otsus. Minul oleva info põhjal olulisi muudatusi, et kas seda toetust maksta või mitte maksta, ei ole. Et küsimus on praegu selles, et millistest fondidest või millistest vahenditest nende toetuste maksmine uuel programmiperioodil peaks toimuma, aga see ei ole tänaseks otsustatud. Praegu kavandatus uue perioodi MAK-i puhul küll Natura toetamist ei ole sees, aga see ei tähenda seda, et sinna võib-olla ikka kunagi ei tule. Et pigem on see otsustamise küsimus, mis ma arvan, et lähikuudel leiab lahenduse. Milline teie hinnangul on keskmise Eesti koolinoore nägemus Eesti metsa olukorrast ja metsast kui sellisest üldse? Sellesama tänase päeva žürii liikmena olles selle põhjal?
esimene, mis kohagi silma paistab, on see, et hirmsasti kiputakse sinna täieliku looduse kaitsmise poole peale, ehk väga pikalt on räägitud sellest, et metsad vajavad meeletult kaitsmist inimtegevuse eest, millega saab kindlasti nõus olla, on see, et prügi metsa vedada ei tohi, see tuleks rangelt ära keelata ja sellega tuleb võidelda. Aga see, mida on vaja noortega teha, on see, et noori tuleb valgustada. Tegelikult me raiume ju pea pool ainult juurdekasvust ja võimalusi metsas tööd teha on päris palju ja see tegelikult arendaks kogu seda Eesti tänast elu edasi viia ja kui noored hakkaksid selle üle mõtlema, siis vast leiaksid endas ka selle teadmised, mis metsast ikkagi saavad. Siin võis eristuda lausa nagu linna- ja maanoored nagu suuresti, et kui teadlikud on teie hinnangul siis jälle see pildi põhjal, mis siin avaldused, kui teadlikud on, ütleme siis linnanoored, kes käivad linnakoolides metsa olukorrast ja ütleme siis maanoored, kes peaksid nagu selles mõttes iga päev seda metsa nagu ise saama nagu seda puudutada? Mulle jäi nagu selline mulje, et ega siin ei saa sellist piiri küll tõmmata. Siin olid mõned Tallinna tüdrukud, kes olid väga hakkamist täis ja ütlesid otse välja, et tegelikult mets annab kõvasti tööd ja teisest küljest olid mõned maanoored, kes nägid, et metsa peab kõvasti kaitsma, et siin pigem tundub, et kõige suurem töö on võib-olla õpetajatega, kes selle esimese teadmise noorele annavad, et tähelepanu tuleks sinna suunata ja vast siis saab alles nagu öelda, et teadmised nii maal kui linnas on nagu samalaadsed. Et ei oska mina küll praegu öelda, et kas maanoor või linnanoor suhtub metsa paremini või halvemini. Kas eeldatav Eesti esindaja rahvusvahelisel viktoriinil suudab nii-öelda Eesti metsalippu kõrgel hoida, et eristus ka selline võib-olla keegi meeskond siit, kes kindlasti rebib siin esikoha eest? Ma usun küll, siin oli tegelikult päris huvitav, et kui žürii pidi andma punkte 5 kategoorias, siis loovuse eest võis siin paljudele anda väga kõrgeid punkte. Esinemisoskust, see paistis küll silma, et linnanoortel on seda esinemisoskust oluliselt rohkem kui maanoortel. Maanoored on tagasihoidlikumad ja väljendavad ennast natuke häbelikumalt, et kui saata nagu Eestit esindama, siis võib-olla peaks linnainimese saatma, sest ta on julgenud. Aga teadmiste poolest ei ütleksegi, et nagu niisugust vahet saab, et pigem laseks treenida ja harjutada mitmel võistkonnal ja siis teeks niisuguse superfinaali, et keda saata. Millises mahus avaneb 2013. aasta metsameetme toetuste voor ja millal eeldatavasti ta avaneb? No kõigepealt käesoleva aasta metsameetme voor on nüüd siis selle programmiperioodi viimane voor. Ja see avaneb tõenäoliselt nii nagu ka sinised voorud oktoobris ja selle eelarve on ka põllumajandusministri poolt kinnitatud. See on siis 151 ja 153 puhul 2 peale kokku 2 miljonit eurot. Seega siis 1,7 miljonit läheb alameetmel 151 ja ülejäänu 0,3 miljonit alameetmel 153. Seega selle eelarve jääb samasse suurusjärke, kui ta oli 2012. aasta vooru puhul. 152 enam ei avane, selle rahad on lõppenud. Kui nüüd rääkida siin eelarvest, eelarve täitmisest ja ütleme siin metsaomanike
kohusetundest, et kuidas nagu see on tasakaalus? No see on läinud üha paremaks. Et kui meil 2008. ja 2009. aasta taotlusvooru rahade kulutamise aeg on läbi ja lõppenud, siis nende 2 taotlusvooru puhul, kui veel lisada veel need hilisemate taotlusvoorude nii-öelda äraütlemised või vähendamised, siis tegelikult on selle aasta seisuga meil metsameetmetest kulutamata vahendeid 1,8 miljonit eurot. Seega on see päris suur summa, aga õnneks on see summa olemas, et oleks võimalik meil viia läbi selle aasta taotlusvooru. Ja kui nüüd ka aus olla, siis juba eelmise aasta taotlusvooruks, 2012. aasta taotlusvooruks oli juba vaja vahendeid ümber tõsta ja sättida. Et lõppkokkuvõttes siis on selline, et kui meil kogu programmi perioodi eelarve on 20,67 miljonit eurot, siis kui me teeme ka ära 2013. aasta vooru, siis on see eelarve paisunud 23 miljoni euroni. See tähendab seda, et eelarve on suurenenud ligi 2,4 miljonit eurot.